Tere tulemast tagasi Eesti Rahvusraamatukokku. Tänavu aastal viimast korda selle nime all oleme Hanneleele Kaldmaaga raamatuhunnikute taga ja mida muud see tähendab, kui et me räägime raamatutest. Ja et raamatuid on palju, siis pole siin pikalt lobiseda. Hakkame pihta, ole hea, annan sõnajärje üle. Minu esimene raamat tänaseks on Tove Janssoni Ülestähendusi saarelt, mis on selline sisult väike raamat, siin ei ole väga palju juttu ja siin on Tove elukaaslase Tuuliki ilus graafika sees, aga nagu ikka siis väga vähesega ta pakub minu arust hingele väga palju või vähemalt mina tunnen nii suurt äratundmist, et kes ei oleks unistanud, et elada väiksel saarel. Siin on logiraamatud ja sellised päeviku sissekanded sellest, kuidas nad oma saarel elasid, kuhu nad pealt 50-stena kolisid. Saare pilt on siin Tove ema joonistatud kaardiga peal ka. Väike üksik saar Soome lahes ja sellised väikesed igapäevaelu seigad ja väikesed mõtisklused, mis on võib-olla sõnade arvult ei ole pikad, aga annavad palju. Eriti mulle meeldib, kuidas alguses Tove kirjutab, kuidas nad erinevaid saari otsisid ja tahtsid ikka saarele minna. Elasid mõnda aega mõnel teisel saarel, kuhu tahtsid, et teisedki seda näeksid ja imetleksid ja inimesi tuli muudkui juurde ja tuli tagasi. Igal suvel tuli nii palju külalisi. Ja kõik rääkisid igatsusest lihtsa elu järele ja üksinduse järele, aga saar sai rahvast täis. Ja siis see enam ei kõlvanud selleks, nad pidid otsima üksildasemat saart ja kaugemat. Ja siis siin on saarele maja ehitamise sekkeldustest. Ja näiteks eesmärk majal oli, et pidi olema kaugelt näha, kui keegi saarele lähenes, et jõuaks selle mõttega harjuda, mis tundub nagu väga mõistlik minu arust. Ka hea, kui on näha kaugelt, kui külalised tulevad. Sees on graafika, on väga ilus raamat, sellepärast ka siin on väga palju pilte. Ja tõesti selliseid väikseid sissevaateid ellu ja see algab saarele kolimisest ja lõpeb sellega, kuidas nad vanuigi pidid sealt taas ära kolima, sest jõudsid järeldusele, et saare elu muutub juba üle jõu käivaks ja et parem on sealt lahkuda omadel tingimustel, kui oodata, kuni enam lihtsalt ei suuda paati aerutada või ise puid lõhkuda. Ma olen alati unistanud saare peal elamisest, aga samas ma ei ole üldse mereinimene, ma ei ole rannikul kasvanud, ma olen siuke sisemaa laps. Ja siis Tove kirjutab, et viimasel suvel juhtus midagi andestamatut. Ma hakkasin merd kartma. Suured lained ei seostunud enam seiklusega, ainult mure ja vastutusega paadi ees ja muuseas kõikide paatide ees, mis halva ilmaga merel olid. Ja kui nad ära lähevad, siis leiab, et kuigi on kurb, et ei lähe enam kunagi kalale või ei kogu vihmavett ja ei muretse paadi pärast, üldse keegi ei pea enam kellegi pärast muretsema ja ongi hea. Las rannaniid kasvab pealegi täis ja kivid veerevad rahumeeli, kuhu tahavad, ilma et keegi neid imetleks. Väga kaunis. Mina olen merd algusest peale kartnud, nii et ma ei tea, kas ma saare eluga hakkama saaks, aga lugeda meeldib mulle sellest väga. Mina kardan ka, isegi ilusa ilmaga. Aga kaugelt vaadata on suurepärane, kui ei pea liiga lähedast suhet omama. Minu poolt esimeseks asjakeseks on üks täitsa uus raamat Retket põlisrahvaste oma ilmadesse. Hendrik Relvelt, kes on ju üks eestikeelse looduskirjanduse ja rännukirjanduse vanameistreid ja klassikuid. Ja see on tõepoolest
ääretult paeluv. Ma usun nii neile, kellele meeldivad loodusraamatud, kui neile, kellele meeldivad rännuraamatud, kui neile, kellele meeldivad väikesed kummalised kultuurid maailma eri nurkades. Ta võtab tegelikult sellise traditsioonilise ilmaelu kokku 12 väikerahva läbi eri kontinentide pealt ja loomulikult on suurepärane pildimaterjal seal juures ja tekstid väga heasti kirjutatud. Aga mulle meeldib selle raamatu struktuur just kangesti, et seal on nagu 4x3 rahvast, keda ta kirjeldab. Alustuseks on niimoodi väiksemas kirjas tabeli kujul natukene objektiivset olulist informatsiooni ja siis algab lihtsalt põnev lugu, mis sisaldab hästi-hästi palju. Autor ise on tegelikult nii hea sissejuhatuse kirjutanud, mitte väga pika, aga et see annab sulle raamatu mõistmiseks võtme kätte ja mis on eriti hea mu meelest, et lõpus on inimestele, kellel tekkis tõsisem või sügavam huvi teema vastu, on antud nimekiri asjadest, mida saab juurde lugeda, vaadata või kuulata neil teemadel. Ja tõepoolest üks suurepäraseid, ma ei oskagi seda õiget kategooriat öelda, sest ta on nii mitme valdkonna raamat korraga. Kui klassikaline Eesti rahvustoit on kartulisalat, et sa võtad mingisugused suhteliselt näotud asjad iseenesest ja keerad kokku ja tuleb suurepärane värk. Ja sealjuures igal tegijal natukene oma nõksuga. Siis siin muidugi komponendid ei ole näotud, aga see, kuidas see asi on kokku pandud, on minu arvates huvitav lugeda isegi neile, keda põlisrahvaste oma ilmad muidu nii väga ei huvita. Nii et raudne soovitus ja tuli uus raamat. Ja minu järgmised raamatud tuli uued ei ole, keskmiselt uued, aga ma arvan, sobivad selles suhtes hästi, et mis see luule ka muu on, kui mitte oma ilmad. Et siin 2 värskemat luulekogu, Mathura Sostenuto, mis on selline retkedest, erinevatest ilmaotstest mõtisklusi ja siin oli lihtsalt üks luuletus, mis mulle Tove Janssoni raamatuga tohutult tundus haakuvat. Üks päev laon kive rannal ritta, see tähendab, ma tahan elada siin. Kodu on seal, kus kodu sind kord üles leiab. Tuulte pesas saare lääneküljel vana üksiku pahkliku pihlaka all, mille lõõm ja vägi on peatseltki lahtunud. Tove kirjutab ka, pihlakas on kõige olulisem puu neil, see on ainuke puu, mis neil saarel on, mis maja ehitades kive lõhates saab viga ja kasvab hiljem nagu kibuvits siukse põõsana. Ja ta ütleb, et soomlastele on pihlakas üldse oluline ja siis mulle tuli pähe, et see luuletus sobib täiuslikult, aga mulle meeldis terve see raamat väga. Luulest on väga raske midagi rääkida või midagi nagu ma ei oska neid kuidagi nagu kokku võtta. Siin on paljudest erinevatest kohtadest, kus Mathura ilmselt siis on käinud Indiast ja ma arvan, et Itaaliast ja igasugustest muudestki paikadest, mida kohanimede järgi ära ei tunne, aga mis mulle väga meeldis. Ja täitsa lihtsalt selline Eesti elust ja mälestustest ja loodusest Jaanika Läänemetsa Linnupetja, mis on üks mu selle aasta lemmikluulekogusid, mis on sellisega kergelt nukra olemisega nagu ka tema esimene raamat, aga selline, mis mulle tõesti tohutult meeldib, loed ja hing avardub. Ja siin on ka tema selliseid lapsepõlve mälestusi kilde elust ka soovitan.
Nii, ma arvan, et luulega lähen minagi siit kohalt edasi ja võtan hoopis ühe vanema raamatu 14 aastat tagasi ilmunud, millega ma ise alles suhteliselt hiljuti kokku puutusin. Omal ajal kuidagi ei jäänud silma või õnnestus tast mööda vaadata, aga mis on üks ütlemata tore kogumik Tartu NAK-i autorite kokku pandud lemberaamat, kus sees on siis ütleme armastusluulet või lembeluulet, aga seda küll seinast seina ja väga mitmesuguses laadis. On traditsioonilisemat, on kummalisemat, on naljaviskamist, vemmalvärssi, aga hästi huvitav. Ja autoreid ega ma kokku ei lugenud, aga pilguga ütleksin, et 20 alla tuleb ja põnev seltskond, selles mõttes, et mõnedest on selle 14 aastaga juba täielikult klassikud kasvanud, mõned võib-olla nii tuntud ei ole, aga põnevad on nad kõik ja samuti on siin palju huvitavat pildistikku sees. Nii et tasub igal juhul tutvuda, ma ei usu, et seda kusagilt enam osta saab, aga on hea põhjus raamatukokku tulla. Ja võib-olla antikvariaadid. Otsige kataloogist pealkirja järgi, jätke meelde lemberaamat, leiate raamatukogust. Minul järgmiseks on mu kõige värskem raamat siin, mida tuleb tunnistada, ma ei jõudnud lugeda, aga mu usaldus Piret Raua kui kirjaniku vastu nii suur, et ma tahtsin seda ometi kaasa võtta. Ja tundus samuti teemalt ka sobivat mõnes mõttes siin Tove Janssoniga selle poolest, et autor, kes on alustanud või võib-olla tuntumgi lastekirjanikuna, on kirjutanud suurepäraseid raamatuid täiskasvanutele. Minagi ei ole seda veel lugenud, aga meil on siin hea võimalus siis parafraseerida poliitikuid ning avaldada kaamera ees üheskoos Piret Rauale usaldust ning soovitada talle edasi astuda. Täpselt nii. Ja alati meenutan siis Loomingu raamatukogus ilmus ükskord see raamat, et kuidas rääkida raamatutest, mida sa ei ole lugenud, et panna käsi raamatu peale ja lihtsalt rääkida. Aga ma lehitsesin seda ja leidsin siit ka kohe kohti, see on noorest kunstnikust, mereveest, leidsin kohti kohe sinisest värvist ja mereveest ja kividest ja vaatasin, et ikka täpselt läheb teemasse, isegi kui ma ainult seda ühte lõiku vaatan. Ja olen kindel, et saab olema hea lugemiselamus, mille ma loodan peatselt käsile võtta. Nii, mina lähen siit edasi taas ühe eriskummalise või algupärase raamatuga, mis võiks ju jõulueelsesse aega päris hästi sobida ja miks mitte ka jõulujärgsesse ja tegelikult kui vaadata jälle raamatu struktuuri, siis tervesse aastaringi, sest ta on jagatud tähtpäevade peale laiali. Eelmisel aastal ilmunud Toomkiriku väljaandel Katedraali palveraamat ja see koosnebki palvetest igasugusteks päevadeks, aga mis eristab teda võib-olla sellest, mida me harilikult palveraamatu all vaimusilmas ette kujutame, on see, et need palved on tegelikult mõtisklused, mis on kirjutatud mitmesuguste Eesti inimeste poolt. Siin on ettevõtjaid, poliitikuid, ajakirjanikke, loomulikult mitmeid kirikuõpetajaid ja sellisena on ta tegelikult niisuguse väikese, kas just essee kogumikuna loetav. Loomulikult on igal pool ka väike tsitaadid pühakirjast valitud ja ma tõesti ei tea, kas seda raamatut poodides üldse on või ei ole. Raamatukogudest kindlasti leiab, aga võimalik, et Toomkirikust täitsa saab, sest nemad selle välja andsid ja ma ei ole suuremasi palveraamatute lugeja ega spetsialist, aga see on küll lihtsalt üks hea mõtiskluste ja arutluste kogum.
see tundus ka uskumatult ilus, kui me siin enne filmima hakkamist vaatasime. Jah, eks ta ongi tõesti see väga kauni kujundusega. Kaunid kujundatud ja värvid ja kõik kohe kutsub lugema, isegi kui ma ei tea, kas ma kunagi olen ühtegi palveraamatut lugenud. Minu eelviimaseks raamatuks on tõlkeraamat on katalaani kirjaniku Irene Solà Mina laulan ja Mägi tantsib, mis ka selliste oma ilma ja poeetilise keelekasutusega ja omanäoliste raamatute ritta kenasti sobib. See on lugu, mis saab alguse sellest, et üks külamees, kõige nägusam maamees ja luuletav maamees, aga saab surma, välk tabab teda. Ja kohe esimene peatükk ongi välgu vaatepunktist, kes suurte tumedate pilvedena tuleb ja vaatab tema tegemisi, kuidas ta püüab meid vasikat päästa ja leiab, et selle mehe tapame ära. Ja sellest hakkab lahti lainetama lugu väikest inimeste elud, loomade, maade elud. Siin on tema naise siis lese lugu, tema lapsed, aga sekkuvad ka näiteks maapind ise, mäed, kes räägivad sellest, kuidas nad kerkisid kerkisid ja nende peale kõik teevad oma urge ja pesasid ja kodusid, aga nemad on valmis selleks, et ühel päeval jälle tagasi maakoore osaks vajuda ja kõik kitsed ja lumi ja kõik võtavad sõna ja räägivad sellest, mis neil endil käsil on. Et see selline veidi omamoodi raamat, aga minu haaras kohe algusest peale kaasa. Ikka juba see algus välgu vaatepunktist oli selline, et tuleb välk ja teeb, mis tahab. Eks ta teebki. Ja me kõik elame oma väikest elukest siin edasi ja seente vaatepunktist oli ka üks väga tore, mis algas sellega, et me kõik oleme üks ja sama seen. Ühe kübar on kõigi kübar, ühe liha on kõigi liha. Ja pimedusest lihtsalt on, ajavad oma seene asju, see, et keegi neid korjab ja tahab pannile panna, see möödub kiiresti. Kõlab sellise hingestatud planeedi loona. Jaa. Võtan järgmise raamatu, see on muidugi nii põhjalik ja hardcore värk, et sellega võib selle elu küll ära sisustada, kui tarvis, sest siin on kõigi elujuhtumite jaoks ühte teist leida. Minu meelest 2 aastat tagasi ilmunud Eesti rahvakultuuri ja rahvaluule teaduse absoluutsed suurkujud Reet Hiiemäe ja Mare Kõiva on selle autoriteks ja nad on kokku pannud väga tiheda ja põhjaliku teose pealkirjaga pärimuslikud naiste rituaalid Eestis. Ja neid rituaale jagub siin tõesti, nagu ütlesin, igaks elujuhtumiks. Ja neid tuleb ja tuleb ja tuleb ja tuleb ja tuleb alates, ma ei tea, padadest ja kuidas ilusat nahka saada. Kindlasti seal on ka, kas kuidas välgu eest kaitsta või kuidas need ravisõnad ja ussisõnad ravida ja armastust ja mida kõike, kuidas keha ja kodu puhastada ja nii tihke ja vägev tekst, et noh, pane Rigulisse kuskile eeposte ja piibli vahepeale ja siis võtta aeg-ajalt välja ja vaata natukene või otsi seda, mida sul parasjagu vaja on. Et ei ole nagu otseselt selline nõiapiibel ega loitsuraamat, aga leidub nii nõidust kui loitsu kui lihtsalt mõnusat lora, mis on mingis rituaalis kunagi kuidagi tarvitusel olnud või on tänaseni. Nii et jälle üks sihukesi asju, mida lihtsalt ei loe siuhti läbi. Noh, ma ütlen, kui oled tõsine fänn, siis muidugi võid lugeda ka ühe hooga. Aga kui hakkad vähehaaval võtma, siis
siis jätkub pikalt ja annab kogu aeg mõtlemise ainet. Ja kindlasti on tal ka suur praktiline väärtus. Rituaalidel ikka on. Kes meist mingeid väikseid rituaale ei teeks, kas me sellele mõtleme või ei. Ikka on mingid 3 korda üle õla silitamine või puu peale koputamine või midagi sellist teeb välja. Nii on. Isegi alateadlikult, kui me ei mõtle, et me tegelikult sooritame rituaali, siis me tegelikult teeme seda enam-vähem kogu aeg. Ja viimaseks mul on Islandi rahvapärimuse raamat minu enda osalusel valminud mu ema Kätlin Kaldma Jõulud Islandi moodi, kus ta räägib ümber Islandi jõulukombeid, aga mitte selliseid, mis me iga päev nagunii kuuleme, et tuleb päkapikk või jõuluvana või ka midagi sellist igavat siin ei ole, vaid Islandil jõulukombed on seotud trollide ja haljute maailmaga. Seal ikka paistis, et söögist oli ka juttu. Ja söögist on palju juttu. Kui ma seda raamatuvalikut mõtlesin, mis ma kaasa võtsin, siis mul kummitas ka kõik peas, et on üks sõber, kes aeg-ajalt küsib, et kui loed selliseid poeetilisi, armsaid ja ilusaid raamatuid, kas on midagi nagu räiget ei loe või karmi. Ja see ei ole kuidagi räige raamat, aga see on kõige karmima sisuga raamat neist, mis mul siin kaasas on, sest ikkagi trollid ja suur jõulukass Islandi jõulupärimuses tegutsevad trolliemand Grýla, kellel oli kõige trollim troll 300 pead, igal peal 6 silma ja kuklas veel 2 silma, kõrvad õlgadeni ja pigimustad hambad ja käib halbu lapsi otsimas. Ja tal on selle kõige tuntuma loo luuletuse järgi 13 poega. Ema leidis, et kokku on rahvapärimuses leitud 70 nimed ja teod, kes jõuluajal hakkavad riburada pidi tulema, alustades siis 12. detsembrist. Iga päev tuleb järgmiseid selliseid pahategusi või tempe korraldama. Põhiliselt on asi selles, et need pojad on väga näljas, et nad ei saa valgel ajal välja tulla, sest nad kivistuksid ja nad on suvi läbi nälginud. Siis kui tuleb polaaröö, on hea pime ja turvaline, siis nad tulevad inimeste toitu pihta panema, et tegutsevad näiteks kökats, kes panni pealt sööki pihta paneb ja lusikanoolija, kes käib toidu seest lusikaid üle noolimas või potikraapija, kes potid tühjaks kraabib ja vorstipätsaja, kes vorstid pihta paneb ja tuleb terve selle jõuluaja kõiki oma toite hästi hoolikalt hoida ja kaitsta ja valvata ja oma loomi hoida ja sest kõik need jõulupäkapikud mitte ei tule sussi sisse kinke tooma, seda nad võivad ka teha, aga nad ühtlasi võivad su jõuluprae pätsu panna ja lasta sellel hea maitsta. Kui juba päkapikud seda teevad, mida siis need trollid veel? Ja. See jõuluaeg on täis seiklusi ja sekeldusi ja lisaks on neil trollidel peres ka suur jõulukass, kes on sama suur kui maja ja kes käib samuti ringi vaatamas, kas lapsed on hästi käitunud. Reykjavikis olen näinud pilti neil linna vahel, võib-olla neil on jõulukuused ka kusagil, aga neil on kõigest suure kassi skulptuuriga jõuluajal väljas. Ja rahvasõnad näiteks, et võib lõpetada jõulukassi kõhus, kui midagi halvasti teha. Aga siin mingit laste hirmutamise suhtes ei ole, et lihtsalt rahva jutud ongi ju ka mõnes mõttes olnud sellised õpetlikud või alalhoidlikud või kõik need, et kuidas oma vorsti paremini hoida ja oma lehmi hoida kenasti laudas ja on ju olnud vanarahvale eluliselt kasulikud, et isegi kui troll ei tule pätsu panema, siis ikka on hea, kui toit on kindlas kohas ja nälg ei ähvarda.
Mina küll natukene juba hakkasin hirmu tundma siin kergelt kogu selle raamatu sisu ees, et ma pean sellega kindlasti lähemalt tutvuma. Või hakkas peas käima ringi selline väike matemaatika ülesanne Islandi lastele, et kui mitu silma on kokku trollil ja tema kõigil teadaolevatel lastel. Vot ja siin on välja arvatud, kui palju silmi kokku trollil on ja et kui tal on kaasas nii palju kotte, millesse mahuks 20 last, siis ta kokku saaks ära kanda 30 000 last ja mina mõtlesin terve selle aja, et Islandil ma ei usu, et seal on 30 000 last. Nii et ja kuna enamus või kui mitte, et kõik lapsed käituvad piisavalt hästi ja kindlasti, et trollid neid ära ei saa viia, siis vaene troll kindlasti on väga näljas ja tahab neid jõuluvorste ikka eriti palju. Minu teada on seal vähemasti 30 000 kirjanikku, nii et võib-olla trollid suudavad ka nendest toituda. Kõlab väga hea jõuluteosena. Nii nagu me siin omadega oleme selle aastaga jõudnud nii kaugele, nagu me oleme ja peame hakkama otsi kokku tõmbama, et mitte öelda vette peitma, siis peame meie siin nüüd oma jutu ajamise ka kokku tõmbama. Ja lihtsalt, et keegi ei saaks ütelda, et mina kui vana põnevikusõber ei olegi täna ühtegi põnevikku soovitanud, siis ma lihtsalt jõuluvaheajaks annan teada, et Lee Childi uus Jack Reacheri lugu on eesti keeles väljas ja seda võiks küll rõõmuga lugeda. Ma ei hakka seletama, kes on Child ja kes on Reacher, sest kes huvilised on, teavad niikuinii, aga neid raamatuid ilmub aeg-ajalt, sellepärast on hea teada. Mina näiteks eelmise ilmumisest sain teada pool aastat pärast seda, kui see ilmunud oli. Nii et ma ütlen lihtsalt seda ja pärast seda tuleb siis öelda kõike seda ilusat, et mis see oli see häid jõule ja ilusat uut aastat ja head vana aasta lõppu ja häid raamatuid ja rõõmsaid pühi. Jah. Pühade aega sisustada on raamatute seltsis ikka hea, käige raamatukogus enne ära, kui need pannakse vaheajale ja varuge endale hunnikud. Seniks aga kohtumiseni uuel aastal ja siis me räägime raamatutest jälle. Kõike kaunist!